Tere tulemast SimpleBooksi järjekordsele veebiseminarile. Meie tänaseks teemaks on siis ostuarvete sisestamine ja räägime põgusalt ka siis nende tasutuks märkimisest, nendest erinevatest võimalustest. Ja minul on siin ees juba hetkel ettevõtte ülevaateleht lahti. Olen siin kohandanud omale hetkel, et mul oleks siin viimased ostuarved näha ja tasumata ostuarved. Kui on vajadust niimoodi just ostuarvete üle silma peal hoida ostuarvetele, et siis on niimoodi hea teha. Ja kui me siis hakkame nüüd oma esimesi ostuarveid sisestama või ka juba, kes teab mitmendaid, igaks juhuks on vaja seaded üle vaadata. Tekib tunne, et kontrolliks, kas kõik on ikka hästi. Siis lähme siit seaded, keskkonnaseaded ja võtame ostuarvete seaded. Mis meil siin on võimalik siis teha? Siin on meil võimalik jällegi paika panna see numbrivalem, dokumendi numbrivalem, ehk siis milline unikaalne number omistatakse igale ostuarvele siis süsteemi poolt. Jällegi vaikimisi on ära määratud, ehk siis %y, %3n, mis tähendab siis, et aastaarv kahekohalisena ja 3 numbrit, ehk siis 001 kuni 9999. Ja seda numbriseeriat on siis võimalik muuta ja mis need muutajad siin täpselt tähendavad, näete siit infonupu alt ja samamoodi täpsemalt saate lugeda juhendite alt, et kui siit lähen abikeskkonda korraks, et siin kasutusjuhendite all on keskkonnaseadete juhend ja ostuarvete numbrivalem käib täpselt samamoodi nagu müügiarvete numbrivalemi seadistus, et kui klikite selle arvete seadete numbrivalem või juhendi lahti, et siis leiate siit arve numbrivalem ja siin on nagu need selgitused ja mõned näited ka juures. Et saate sealt siis täpsemalt omale selgeks teha, mida vaja teha on. Siis on siin veel ostutellimuse numbrivalem, ka täpselt sama loogika ja küsimus, kas ostuarve ridadel näidatakse summad koos käibemaksuga või ilma. Vaikimisi on ilma, sest üldjuhul siiski enamus ostuarveid sisestatakse ilma käibemaksuta ridadele. Aga kes tahab, saab selle siit nõu sisse lülitada, et oleks kogu aeg koos käibemaksuga need summad. Seda saab ka ostuarvet sisestades nii-öelda lähtudes ostuarves siis ka sisse lülitada, et ei pea olema siin vaikimisi määratud. Niimoodi. Kui need seaded üle vaadatud, kõik on nagu sobilik meile, siis võime vaadata üle ka käibemaksuliigid. Ja käibemaksuliikidel siis on meil osad käibemaksuliigid, mis on ainult ostu puudutavad, nagu näiteks see 20% Eesti, sest sisendkäibemaksu puhul meil pole vaja nii palju eristada, kas teenuse või kauba müük, eks ole. Ja kui ma siit vaatan pliiatsile klikates, siis ma näen, et mul on siin linnuke, et on ostukäibemaks ja on ära määratud sisendkäibemaksukonto. Et need keskkonnad, mis on jällegi enne eelmise aasta, 2019 aasta aprillikuud loodud, et nendel võib-olla ei ole siin seda kontot määratud, et siis tasuks üle vaadata, kellel veel see tegemata on. Nii. Siis on 9% Eesti ja autokulud 100% ja osaliselt ettevõtlus kasutatav. Siis kui me nüüd nendel vaatame neid sisendkäibemaksu kontosid, siis siin on ka nüüd erinevad. Et 100% on siis 15-13 ja osalisel on siis 15-14. Siis ta läheb ka käibemaksu aruandes meil õigele reale ilusti. Ja samuti on eraldi käibemaksu liik siis põhivara soetamise jaoks. Et taas kord peab ju kajastuma käibemaksu aruandes eraldi real. Ja siin on meil see 15-12 kenasti olemas. Nüüd on edasi ühenduse sisene soetamine, kas kaup või teenus. Siin on see, et ega muud seadistada polegi, kui me teame, et on käibemaksu tüüp on ühenduse sisene soetamine. Sisendkäibemaksu kontot me siin ei määra, sest pöördkäibemaks arvutatakse otse käibemaksu aruandes, ainult tuleb kasutada siis õigeid kulukontosid.
aga sinna me siis jõuame pärast poole. Ja samamoodi impordi käibemaks eraldi. Ja kui teil peaks tulema ette metalli ostu, siis on siin ka eraldi selle kohta käibemaksuliik. Ja samamoodi käibemaksu tüübiks on siis see metalli ost erikord. Siis et käibemaksukontot järjekordselt ei peagi olema. Nii, nüüd meil peamised seaded üle vaadatud. Lähme siis korra tarnijate juurde. Kui me lähme siit partnerid tarnijad registrisse, tegelikult saavad olla meil üks ettevõte nii klient kui tarnija. Ma siit võtan näiteks uus tarnija, ma võin siit sisestada uue tarnija, kui ma tahan. Sisestame näiteks praegu meie siia sipelpüksi. Nii, ja meil laetakse kõik need vajalikud andmed otse äriregistrist, mis on olemas. Kui teil on, ilmselgelt teil on olemas juba, kui on arve, siis te saate siit ära täita ka detailsed andmed ehk siis pangaandmed. See on kasulik selleks, et kui te ostuarve sisestate, siis te saate koostada maksefaili ja panka saatmiseks. Aga kuidas seda teha, ma näitan ka väheke pärast poole. Siis tarnijakaardi peal on lisaks sellele ka hea ära määrata, milline on käibemaksuliik ostul. Et kui näiteks on tegu sellise tarnijaga, kelle käibemaks ei ole mitte tavapärane 20%, vaid kas näiteks 9% või siis vastupidi, te ostate näiteks autokütust või muid autoga seotud teenuseid, siis saate siit ära määrata, kas on 100% ettevõtluses kasutatav auto või siis on osaliselt. Saate siin ära määrata selle käibemaksuliigi, ma näiteks valin praegu siit selle autokulud ja kulukonto saate ka siit ära määrata. Näiteks ma võtan siit autokütus oletab. Ja kui ma nüüd selle tarnija omale ja ostuarvele valin, siis ta pakub mulle automaatselt selle kulukonto ja selle käibemaksuliigi. Vajadusel ma saan loomulikult muuta ka, et miski ei ole kivisse raiutud. Ja siis salvestan ära. Ka tarnijatega on võimalik siduda kontaktisikuid. Et see kontaktisiks tuleks siis sisestada siit partnerid, kontaktid alla. Võtate uus kontakt. Valite kõigepealt kliendi nime. Valite siit, eks ole, selle olemasoleva. Täidate ära need andmed, kõik, mis teil olemas on. Ja salvestate kontakti ära. Ja kui te nüüd näiteks lähete uuesti siia tarnijate registrisse, siis on siin näha kontaktisik. Siit saab minna vaatama, kas seda antud kontaktisikut või vaadata kõiki ja lisada ka siis jälle uue juurde, kui ma tahan. Niimoodi. Lähme siis nüüd edasi. Ikka tuleb vahepeal ma spikrit vaadata. Tarnijate juures tahtsin veel seda rääkida ka, et Eesti partnereid leiate ilusti üles äriregistrist, sellest ei ole probleemi. Välja arvatud juhul, kui tarnija nimi on näiteks kahetäheline või kahest sümbolist koosnev, et siis ta ei hakka veel süsteemi otsima. Te peaksite lisama sinna juurde tühiku ja siis, nagu mis seal veel võiks olla, kas see läheb kohe OÜ või midagi. Et otsige siis selle järgi. Et see, liiga lühikesed nimed osutuvad mõnikord probleemiks ülesleidmisel. Kui teil on välisriigi tarnija, siis te peaksite kõik need andmed nagu käsid siis ära sisestama. Et kui on Euroopa Liidu tarnijad, siis jällegi soovitan ära kontrollida, et kas see käibemaksu kohustuse number on ikkagi kehtiv, et pöördmaksustamine oleks õigesti ja kõik sellised asjad.
ja siis jah, et siis ka käibemaksuliigi saate määrata vastavalt sellele, kas on siis kaubaühenduse sisene soetamine või teenuste ja samamoodi kulukonto, et endal elu lihtsam. Nii. Aga lähme siis tehingute juurde. Lähme siit tehingud, ostuarved. Esialgu meil on siin täielik tühjus. Võtame uus ostuarve. See on sellisel juhul, kui me sisestame selle käsitsi. Ja valime tarnija nime. Minul oli see juba siin enne sisestatud. Valisin praegu selle olemasoleva. Ostuarve number. See tuleb siis arve pealt vaadata. Ja dokumendi number, mis siis nüüd koostatakse selle järgi, kuidas me oma valemi paika panime. Kuna see on mul esimene ostuarve siia süsteemi hetkel sisestada, siis 20 ehk siis aasta ja 001 on minul esimene see number. Paneme arve kuupäevaks natuke varasema kuupäeva. Ja mis meil selleks kulukontoks, tuleb nii-öelda see õige tarnijaga seotud kulukonto leida. Hetkel ostsime mingeid teenuseid, mis on maksustatud siis 20% käibemaksuga ja me kogu summa on 540. Kui meil on olemas see ostuarve kas PDF-is või sellises muus failiformaadis, mis meil siin aktsepteeritud on, siis saate selle siia juurde salvestada. Siis on vajadusel kohe hea vaadata. Ja salvestan ostuarve ära. Nüüd ostuarve makstuks märkimiseks on üks variant see, et oletame, et te maksite selle sularahas ära ettevõtte nii-öelda rahast, siis te valite siit toimingut menüüst märgi makstuks, valite siit kassa, summa ja kui te maksite selle samal päeval ära, kui ostuarve kuupäev oli, siis valite siit ka selle õige kuupäeva ja salvestate makse ära. Siis teine variant, kuidas ostuarvet sisestada, on, et teie tarnija saatis teile meiliga lisaks PDF-arvele ka XML-faili. Ehk siis see on e-arve formaadis fail, mille te saate omale süsteemi importida, te ei pea seda käsitsi sisestama. Selleks siis tuleks siit nimekirja kohal sellele pilvekesele klikata ja ostuarvet import. Tuleb nii-öelda see vaade ette, kus te saate hakata siis faili valima. Mul hetkel siin ei ole ühtegi faili, ma ei hakka seda tegema, aga muidu on see, et te siit saate nagu otsida ja vajutada import. Nüüd mõnda aega tagasi lisandunud võimalus on see, ma lähen siia postkasti, vaatan kõiki sõnumeid, mul on, jah, kui mul oleks ta siin mitte loetud, siis ta oleks siin niisugune märge juures, aga mul on siia arve tulnud ja kuidas ma saan teada, et mis aadressi peale arve saata, et ta siia postkasti tuleks. Siin on näete impordi arve teekirjast, ehk siis ma klikin siia peale ja ma näen nüüd seda Sigri-Migri meili aadressi, ehk siis ärge üritage seda hakata käsitsi ümber kirjutama, kasutage ikka seda kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, et siis on kindel, et kõik asjad õigesti on. Ja siis kas saadate ise endale oma tavapostkastist selle edasi või siis ütlete tarnijatele, et saatke mulle sinna aadressile see arve, aga ainult arve, et ärge muid asju siia saatke, et ainult puhtalt arved. Nii. Ja minul on siin juba see üks olemas. Nagu näete, mul on olemas nii PDF-fail kui ka XML. PDF, kui on olemas teile XML, siis vajutage alati siia, et XML-i peale, et impordi ostuarve. Ja nüüd mul on näha, et mul seda tarnijat parem sisestatud ei olnud. Nüüd ta lisati mulle siia. Kohe on märge juures, et on uus. Arve kuupäev.
ja summa. Ja kuna mul ei ole selle tarnijaga ühtegi kulukontot seotud, siis pannakse mulle siia kulukontoks hetkel see, mis on mul automaatsete kannete seadetes valitud. Aga ma tean, et mul tegelikult oli siin hoopis teine teema ja see oli mul transpordikulud. No, vahetan selle kulukonto ära. Nii. Ja hetkel ma vahetan siit selle kuupäeva ära, lihtsalt puhtalt sellel põhjusel, et siis ma saan lihtsamini näidata teile pärast käibemaksu aruannet. Muidu tuleb kõik need kuupäevad ja asjad tulevad ilusti sellest e-arvest kaasa. Ja ma salvestan nüüd selle jällegi ära. Ja nüüd ma näen, et mul on siin arvekoopia nagu kaasas, e-arve. Kui ma tahan, siis ma saan tegelikult selle XML-faili asendada hoopiski selle PDF-iga, niimoodi, et ma salvestan selle PDF-i omale kuskile arvutisse ära ja siis võtan korraks siit uuesti, et muud ostuarvet. Mul on siin eemalt ostuarve koopia. Kui ma siia peale klikin, siis ta võtab selle faili siit ära ja ma saan lisada siis uue selle PDF-i siia. XML, ta on importimiseks hea, aga inimkeeles lugemiseks suhteliselt tülikas, et siis on võimalik niimoodi muuta. Ja veel võimalus ostuarvet sisse tõmmata on siis see, kui te olete teinud liidestuse kas Omnivaga, Envoice'iga või Costpocketiga ja siis sealt kaudu saate importida. Et minul selles keskkonnas siin ei ole liidestusi aktiveeritud, et ma ei saa praegu näidata, missugune vaade siis ette tuleb, aga põhimõtteliselt samamoodi klikin selle pilvekese peale ja siis mul tuleb juba siia valikusse, et kas impordi Envoice'i kaudu või siis Omniva arvekeskuse kaudu. Ja siis seal on ka võimalik valida, et tuleks see PDF ilusti dokumendiga kaasa ja siis on ta seal olemas. Nii, okei. Sisestame veel ühe ostuarve. Võtame seekord siis, ostsime näiteks Soome tarnijalt ja on meil siis ka tavaline kaubaost, mis läheb kuludesse. Me ei osta seda lattu, see läheb kuludesse. Valin selle kulukonto 50-40, see peaks ka kõikides uuemates keskkondades ilusti olemas olema. Ja mul siin selle tarnija kaardi peal oli juba määratud käibemaksu liik ehk 0% kaubaühenduse sisene soetamine. Nii, panen siia summa. Käibemaksu mul ei arvutata, ei näidata mitte kuskil. Salvestan ära. Ja ma korraks võib-olla näitan kohe käibemaksu aruannet. Näete, nüüd see summa kajastub mul siin esimesel real ja see summa on mul ka 6.1 real kaubaühenduse sisene soetamine ja mulle on siin arvutatud see käibemaks ilusti välja. Aga seda mulle ei näidata mitte kuskil mujal, kui see on ainult lihtsalt puhtalt arvutuslik. Panen selle lehekülje kinni. Nii, lähen uuesti ostuarvetesse. Nii, siis vaatan jälle oma spikri pealt, mis mul siin. Võtan jälle ühe järgmise ostuarve ette. Kui meil on ostuarve, mille me saame näiteks oktoobrikuu, võtame niimoodi, et on oktoobrikuu eest, aga me saame selle kätte novembri alguses, novembri kuupäevaga. Ta on meil oktoobri teenuste eest. Ja see tähendab seda, et me ju tahame ta ikkagi oktoobri käibedeklaratsiooni panna, meil on see õigus. Me valime siis kandekuupäevaks nüüd selle tegeliku kulukuupäeva. Muidugi
selleks, et me saaksime seda sinna panna, eeldab seda, et ka müüja, ehk siis kellelt me selle arve saame, kajastab omal õigesti ja et sellel arvel on ka kajastatud siis nii-öelda teenuse periood või kauba toomise periood näiteks. Et see on siis teada täpselt. Siin saate siis kandekuupäeva nagu valida õigeks. Et arvekuupäev jääb nii nagu ostuarvel on, et siis on hea võrrelda vajadusel. Ja no, mis me siis ostsime teenuseid? No, näiteks, mis meil on telefon. Näiteks mobiiltelefoni kõnede arved tulevad vahest niimoodi. Ja nüüd me siis vaatame, mis meil siin kande peal toimus. Finantskande kuupäevaks on ilusti see kuupäev, millal siis see kulu tegelikult toimus. Näitan nüüd veel ka põhivara ostu. Ja põhivarakontod on meil siis 1.8 algusega. Ja siis te siit saate nüüd valida, et milline see teile sobilik on. No, oletame, et osteti uus arvuti. Siis nüüd siia sisusse kirjutage kindlasti selle põhivara konkreetne nimetus. Et no näiteks ülearvuti Dell ja kui teil on mingi mudelinumber ja kõik sellised asjad, et pange see siia kohe kirja. Nii. Summa ja valime õige käibemaksu liigi, 20% põhivara soetamine. Nii, salvestame ära. Nüüd programm kohe küsib, kas me tahame sellest koostada ka põhivarakaardi. Jah, tahame küll, sellepärast, et me ei hakka ometigi lisatööd tegema, et ise seda sisestada. Ja. Nii, ja nüüd me näeme siin, on meil tekkinud seotud põhivara ja põhivarakaardil või tähendab finantskandel me näeme, on ilusti nüüd see põhivarakonto ja ka sisendkäibemaksukonto on siis see põhivara soetamisel tasutud käibemaksu oma. Ja kui me nüüd tahame siit minna põhivarakaarti vaatama, siis piisab, kui me klikime siia luubi peale ja me jõuame põhivarakaardile. Ja nüüd me siis näeme, et siin põhivara nimetuseks ongi saanud see, mis me siia sisusse kirjutasime. No, põhivara teemadel me peatume mõnel järgmisel webinaril lähemalt, aga hetkel sellest me rohkem ei räägi. Läheme tagasi ostuarvetesse. Siis, kui te nüüd ostate, nii, võtame siit mingi järgmise, ostate näiteks autoga seotud teenuseid. Ja see nüüd ei ole 100% ettevõtlusega seotud, siis te valite siit käibemaksu liigiks autokulud osaliselt ettevõtluses kasutatav. Siin arve peal te näete käibemaksu summat täpselt terves summas, mis on ka selle ostuarve peal teil. Te saate ilusti kontrollida, et kõik summad oleks õiged. Ja kui te nüüd ära salvestate selle ostuarve, nii, ja loomulikult ma jäin ise kohe sellega vahele, et ma jätsin ostuarve numbri sisestamata, et kui te näete salvestamisel mingit punaseid või kollaseid nii-öelda hoiatusi, siis lugege läbi, mis seal kirjas on, et ei tasu kohe ära ehmuda. Nii, ma sain teada, et ma unustasin ostuarve numbri salvestada, sisestada. No, salvestame uuesti. Nüüd läks õnneks. Ja siin kande peal on siis nüüd näha, et sisend käibemaksu alla läks pool sellest summast, mis on meil siin arve käibemaksu rea peal kajastatud. Ja ülejäänud pool siis lisati siia kulukontole juurde. Nii et ei ole vaja ka ise tekitada, jagada mitmeks kuskil midagi.
Siis veel metalliost näiteks. Meeles, et panen neile numbri paika. Jällegi metalliostu puhul on samuti vaja kasutada õiget kulukontot, mis on siis kirjeldatud käibemaksu aruandesse. 5405 on meil see siin praegu. Ja niimoodi. Otsin siit siis ka nüüd selle õige 0% metalliost. Ja salvestan selle ära. Ja jällegi võin minna praegu siia käibemaksu aruandesse vaatama, et kuidas ma seda nüüd siis näen siin. Nii, kui ma jälle klikin selle esimese rea peal, siis lisaks sellele, et meil olid need kaubad siin, on nüüd ka järgmine konto näha, et metalliost, mis läheb pöördmaksustamisele 150 ja kajastub see ka siin ilusti real 71. Võtame järgmise asja ette. Nagu te ilmselt aru saite, siis artiklid ei ole meil kohustuslikud. Need on sellised võimalus, et kui te tahate ka mingeid teenuse ostusid artiklitega siduda, siis on see täiesti okei. Te võite seda teha, aga jah, see ei ole mitte mingil moel kohustuslik. Kui te tahate nii-öelda laoarvestust pidada, siis jah, siis tuleb teil kindlasti artiklid omale teha. Ja kasutada niimoodi, võtan siit. Mul on siin hetkel mõned artiklid olemas ja kui ma nüüd ostan näiteks siit laokaupa, mõne muu kuupäeva, tuleb kõik tänase peale ja siis ma valin kõigepealt siia omale selle artikli. Siis mul ei ole vaja kontot ennem valida, vaid just nimelt artikkel, sest kui artiklikaardil on ilusti ära määratud ka teil see tema kulukonto või siis laokonto, siis tuleb see automaatselt siia. Ja kuna mul hetkel on nagu selle artikli peale ära määratud ka tema nii-öelda minule teada olev ostuhind, siis tuleb mulle siia see summa ka. Aga tarnija oli hinda muutnud. Praegu ma muutsin koguse ära, panin 10 tükki, siis ta näitab mulle siia alla ühe tüki hinnaks, et on 15. Aga tarnija muutis hinda ja seda rõõmu mulle soodsamas suunas. Ja siis ma muudan lihtsalt siin, kui mul on nüüd kogus ühest erineb, ehk siis 10 tükis, ma panen siia 10 tüki hinna, mitte ma ei pane 1 tüki hinda. Et sellele tasub tähelepanu pöörata. Ja jällegi salvestame ära. Ja nüüd siis, kuna tegu oli meil laokaubaga, siis tekib meil siia ka laokanne, tehakse kohe lao sissetulek ära ja mitte ei lähe kuludesse, vaid ka raamatupidamislikult läheb siis laokontole ja kajastub bilansis. Aeg-ajalt tuleb meil selliseid küsimusi, et kui ettevõte ei ole käibemaksu kohustuslane, nii-öelda siis see ostja ettevõte, teie, kes te sisestate seda ostuarvet. Aga ma sain arve, mille peal on eraldi toodud välja käibemaks. Kui teie ei ole käibemaksu kohustuslane, siis tähendab seda teie jaoks, et te liidate selle käibemaksu sinna juurde ja teie kogu kulu, nii-öelda kauba hind on koos käibemaksuga. Ja kui te ei ole käibemaksu kohustuslane, siis teil kindlasti peaks olema siin ettevõtte profiili all ka see siit linnuka ära märgitud, eks ole. Ma praegu ei hakka siin muutma, aga jah, et muidu käib see asi niimoodi meil. Nii. Kui teil tekib küsimusi, siis te võite neid julgelt kirjutada siia Q&A alla, et mu head kolleegid hoiavad ka silma peal. Ja ma vastan küsimustele siis, kui ma olen enda kirja pandud punktid läbi käinud. Ma vaatan korraks veel üle, mis siin veel on kirja mul pandud. Nii, metalliost, kaubad.
Võtame sellise teema ka, et kui te ostate väljastpoolt Euroopa Liitu, praegu sellist tarnijat siin ei ole, aga las ta olla, ma saan siin vahetada neid asju. Siis, kuna siin ka käibemaksu teatud teenuste puhul võib tekkida teil pöördmaksustamise kohustus ka juhul, kui ei ole tegu Euroopa Liidu tarnijaga, aga need on sellised erijuhtumid, et nendel me hetkel siin ei hakka pikemalt peatuma. Need on juba siis muudest seadustest tuleb välja lugeda. Aga jah, et üldjuhul, kui te ostate mingisugust kaupa väljastpoolt Euroopa Liitu, mille puhul te siis, mis liigitub nii-öelda impordi alla, et siis valite siit käibemaksu liigiks import ja ongi korras. Kui nüüd sellega on kaasnenud ka impordi käibemaks ja võib-olla tollimaksud, siis on variandid, et kas te tegelete nende teemadega täpselt ise, maksate Maksuametile otse selle impordi käibemaksu või siis kasutate tollimaakleri abi. Kui te näiteks kasutate tollimaakleri abi, sellisel juhul te saate ka ostuarve, kus on siis peale tollis tasutud käibemaks, nii 15-11 tollis impordilt tasutud käibemaks, siis te valite selle käibemaksu liigi, mitte käibemaksu liigi, vaid nii-öelda kulukontoks valite selle ja märgite siia selle summa, mis siis oli see käibemaksu summa ja sellele te nüüd panete käibemaksu liigiks ei ole käibe, sest jah, see on tegelikult juba käibemaks, mis läheb siis hiljem ka käibemaksu aruandesse. Ja kui on tollikulud veel muud, et siis need lisate ka siia, siis need tavaliselt on juba käibemaksuga ja siis võivad olla ka nii-öelda need tollimaakleri teenustasud. Et siis need saate ka veel omakorda juurde lisada. Ja kui ma nüüd siit selle ära salvestan, et see nii-öelda käibemaksu maksis tollimaakler ära, teie tasute arve tollimaaklerile, aga teie omakorda deklareerite sellega käibemaksu aruandes, siis saate tagasi küsida. Siin ta nüüd on meil olemas ka real 5.1. Kajastub meil see käibemaksu summa. Nii, nüüd veel üks trikiga teema. Ma teen ühe ostuarve, sisestan siia ära. Ja siis ma kohe räägin, kus siin see trikk peitub. Jällegi on tulnud nii-öelda elust enesest. Ma salvestasin arve ära. Minu arve kuupäevaks on 8. oktoober. Aga mingis meeltesegadusoos kogemata panin kande kuupäevaks 14. oktoober. Ja küll, las ta jääda praegu niimoodi. Ma lähen maksete alla. Vaata, et ma tegin sellele tarnjale. Kas ma ise jätsin meelde, mis summa ma siia panin? Ei jätnud. 648. Ja ma tegelikult maksin selle arve kohe ära. Nii. Hetkel ma salvestasin ilma maksega või arvega sidumata seda ära. Ja nüüd ma seon siit selle makse ostuarvega ära. Mis mul nüüd siin juhtus? Kui mul oli esimene kanne, et Kreditpank ja teebed siis ettemaksed tarnijatele, siis mulle lisandus siia teine kanne, mis on kuupäevaga 14. oktoober ja siis tasaarveldab nii-öelda võlad tarnijatele ja ettemaksed tarnijatele konto. Aga nüüd on küsimus, et aga mis pärast mul siis selle teise kande kuupäeva 14. oktoober? Siin ongi see trikk, et kui ma nüüd saaks õige asja ette, oleks väga hea. Nii. Et
ma tegin siin selles kandekuupäevas näpuga. Ma oleks pidanud, või nii, mul oleks pidanud seal olema ka see sama 8. Aga ma kogemata panin vale kuupäeva ja sellepärast on mul nüüd siis ka makse veel 2 kannet. Kas ma saan midagi teha sellega? Jaa, saan küll. Saan tegelikult selle ära parandada. Et selleks, et nüüd seda ära parandada, ma võtan siis selle makse siit kõigepealt küljest ära. Ma lähen ostuarve peale olen näiteks ja lähen siia maksete jaotusesse, klikin siia eemalda seos peale, küsib üle, kas ma tõesti tahan seda teha? Jaa. Okei. Hetkel viskab mind uuesti siia makse peale. Nüüd ma lähen jälle selle brauseri ülemise back nupuga, tagasi nupuga, lähen siia ostuarve peale ja nüüd ma saan valida, et muuda ostuarvet. Ja ma nüüd vahetan selle kuupäeva siit ära, et jah, siin on ikka vaja, et oleks 8. Ja maksetähtaeg tegelikult mul oli ka 8, ma pidin kohe ära maksma. No, panen selle siia ja salvestan nüüd ära. Ja nüüd ma tahan siis selle sama maksega ära siduda. Ja võtan siit toimingud menüüst märgi makstuks. Mul on see makse siin juba olemasolev makse ja salvestan ära. Nii, aga nüüd ma tahan ikka näha, et mis ta mul seal makse peal siis tegi kannetega. No, lähen siit luubi pealt, et vaata makset. No, näed, ongi ainult üks kanne kenasti. Ei olegi rohkem midagi. Et täpselt sama asi võib juhtuda teil ka müügiarvetega, et kui juhtub, et läheb mingi kuupäev valesti, et siis võib neid tasaarvelduse kandeid tekkida siia kas makse või laekumise juurde, et ärge siis ära ihmuge, et vaadake lihtsalt rahulikult need kuupäevad üle, et kas kõik kuupäevad on õigesti, et noh, kui midagi on, et siis saate kuupäevad ära parandada. Aga muidu ei ole midagi katki, kõik ongi nii nagu peab programmi jaoks. Siis viimasel ajal kuidagi sattus meile mitu küsimust seoses sellega, et on olnud autoga, sõidukiga avarii ja kindlustus kompenseerib siis selle remondiarve. Arve tuleb ettevõttele, käibemaksu tasub siis ettevõtte ise ära. Aga kuidas see siis õigesti kajastada? Et teeme siis selle kohta ka ühe näidise, kuidas seda asja teha. Ma võtan jällegi nüüd ostuarve. No, kenasti on üks ettevõtte nimega Auto OÜ, võtame praegu siis selle, ma loodan, et nad ei pahanda. Ja läheme siia arve numbri. No, kuupäev. Ja me valime siia siis selle autohoolduse remont, mis me muidu oleks valinud omale kulukontoks, eks ole, kui me saame autoremondi arve. No, ütleme nii, et ta on selline päris priske arve, et jällegi käibemaksu liik, no see on meil 100% ettevõtluses kasutatav auto ja salvestan selle ära. Niimoodi. Nüüd me tegelikult siis tarnijale oleme võlgu ainult selle 917.40. Vaatame, et selle me nüüd maksame pangast ära. No hetkel ma märgin nii-öelda käsitsi neid asju makstuks. 917.40 ja maksime selle ära. Salvestan makse ära. Nüüd see tähendab, et me oleme näiliselt nagu oleme võlgu veel see 4587 eurot. Aga tegelikult maksis kindlustus selle ära. Kui see on selline üksik juhtum, siis ei ole teil mõtet nagu lisaseadistusi tegema hakata. Muidu oleks võimalik teha siia seaded pangakontod ja kassad alla, näiteks üks eraldi konto ja kassa juurde. Aga hetkel, kui see on selline üksik juhtum tõesti, siis ma soovitan kasutada tasaarvelduse kontot makstuks märkimisel. Nii, ehk siis ma olen ostuarve peal. Ma valin jällegi märgi makstuks. Ja nüüd siis selle panga asemele ma valin selle tasaarveldused.
Summa tuleb meil kohe ise. Kuupäev sai ka eilsega kaelast ära. Salvestan makse ära. Aga nüüd ei ole mul tegelikult see tasaarvelduse konto siin kande peal tegelikult õige. Ma lähen siia makse peale ja ma muudan finantskannet. Ehk siis, kuna meil tegelikult autokulu ju ei tekkinud, kindlustus kompenseeris selle, siis selle makse peal me nüüd sisestame jällegi selle kulukonto ja nüüd on see siis kreeditpoole peal, ehk siis meil seda kulu ettevõttes tegelikkuses ei olegi. Ja ma salvestan selle kande ära. Ma võin nüüd siit võtta pearaamatu ja võtan ette selle. Hooldus. Käesolev aasta. Niimoodi, vist mul siin on. Just. Ehk siis mul on näha, et on kulu tekkinud ja nüüd maksetarnijale on siis selle kulu ära nullinud. Kui ma ka vaatan kasumi aruannet, siis kasumi aruandes mul on näha ainult, et on see teine autoremondi või autohoolduse arve, mis mul siin sisestatud sai. Ja käibemaksu aruandes siis mul kajastub, kus ta nüüd on, käibemaks on mul ilusti olemas. Aga jah, et kulu ei ole, vaid täpselt nii nagu mul oli vaja. Ma vaatan, mis mul siin veel võiks olla. Ehk siis kuna tegelikult neid situatsioone võib väga palju erinevaid olla, et siis kindlasti jällegi kõigil ma peatuda ei jõua või ka ei tule kõiki asju nagu ette, et mis võiks olla, aga selline peamised asjad ma arvan, et ehk saite siit nüüd kätte. Kui ma vaatan korra, kas on küsimusi tekkinud? Ei, praegu ei ole. Et käibemaksuliigid tulid meil ka 2019 aprillikuus, et enne seda loodud keskkondadel on käibemaksu aruande seadetes tegelikult kulukontod autokulude osas. Et minul siin on ka selline värskem. Ja kui ma siit seadeid vaatan, siis näete, eks ole, mul on siin need autokulude sisendkäibemaksu kontod näha. Aga et osadel keskkondadel veel on need autokulude kontod sinna kirjendatud, et nendel nüüd tekib näiteks selle kindlustuse mahakandmisega natukene probleeme, et sisendkäibemaksu all küll tegelikult on nagu arvestatud see käibemaksu summa, aga teil, kui te teete selle kulu vähendamise ehk siis kindlustuse tasumise kande ära enne selle käibemaksu aruande esitamist, et siis te peate lihtsalt meelest pidama ja selle summa sinna käsitsi näiteks juurde lisama Maksuametis aruannet esitades. Siis enam ei kajastu meil seal nendel ridadel eraldi, seal 5.3 ja 5.4. Et sellepärast ma olen ka tegelikult ikkagi soovitanud, et võtke kasutusele käibemaksuliigid, et kes ei oska võib-olla ise neid seadistusi ümber teha, kirjutage meile, et me aitame, et ärge kartke seda. Nii, küsimusi ei ole tulnud. Aga kui hetkel küsimusi ei ole tulnud, siis ma ütlen aitäh, et vaatasite, kuulasite. Loodetavasti oli teil sellest abi.
Ja lisaküsimuste korral võite alati meile kirjutada support@simplebooks.ee. Ja kui me kohe ei oska vastust välja nuputada, siis nuputame koos ja küll me saame hakkama. Ilusat päeva jätku teile!